See on nii hea ja te jääte lihtsalt nii heast asjast ilma. Kui palju te tänaseks vaadanud olete seda? 7. 7 korda. Niisugune nagu lapse energia tuleb sealt välja, mis on nii tore. Võitlevad teemonitega. Nende lauluviis päästab nii-öelda maailma. This is what it sounds like. Kuigi K-pop Demon Huntersi film ilmus juba rohkem kui pool aastat tagasi, siis ei näi selle edu veel sugugi vaibuvat. Film on kogunud selle aja jooksul 131 nominatsiooni ja võitnud 97 auhinda ning see number on pidevalt suurenemas. Ja need ei ole mingid suvalised tunnustused. Nende seas on näiteks Kuldgloobuse auhinnagala parima animafilmi tiitel ning hiljuti lisandusid nimekirja ka 2 Oscarite nominatsiooni. Lisaks on K-pop Demon Hunters tõuganud troonilt Squid Game esimese hooaja ja saavutanud sellega Netflixi läbi aegade vaadatuima teose positsiooni. K-pop Demon Huntersi edu lahutamatuks osaks on selle filmi muusika. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. We dream our dreams of fun now I believe. Filmi keskmes on 2 fiktsionaalset bändi, tüdrukute bänd Huntrix ja poiste bänd Saja Boys. Mõlema bändi laulud on pikka aega hoidnud ka pärismaailmas märkimisväärseid kohti rahvusvahelistes muusikaedetabelites ning jätnud endast tahapoole isegi populaarseimate K-pop gruppide lood. Golden has reached #1 on Spotify Global Charts, an achievement no other anime movie has ever achieved on the platform. Kuigi filmis esitlevad neid lugusid väljamõeldud karakterid, siis tegelikkuses on nende häälte taga päris lauljad, keda saadab tänu filmile uskumatu edu, sest just nende sisse lauldud lood on saanud maailma gigahittideks. Need kõlavad raadiotes, vallutavad kõikvõimalikke muusika edetabeleid ning isegi Šoti kaardiväe orkester mängis filmi üht tuntumat lugu Buckinghami palees. Mulle väga meeldib, kui heade inimestega juhtub häid asju. Ja terve see edu, mis nendel Huntrixi lauljate nagu liikmetel on olnud, eriti see, kes ruumi häält laulab, EJ, ta on nii palju nagu tööd ja vaeva nii noorest saati näinud, et siia hetke jõuda ja kõik on nässu läinud ja kõik on untsu läinud. When I was a little girl, I worked tirelessly for 10 years to fulfill one dream, to become a K-pop idol. And I was rejected and disappointed that my voice wasn't good enough. Ja siis sa näedki, et see juhtus kõik põhjusega, sest et sa ei oleks teinud seda, mis sa praegu tegid. Ja mul on hästi südamlik lihtsalt vaadata, kui ongi, et heade inimestega juhtuvad head asjad, siis ma olen alati esirea fänn lihtsalt. Aga sa oled ikkagi nagu muusikavaldkonnas ju ka päris palju tegevalt, et mis sa nagu arvad, mida nad siis nii täpselt tabasid seal nende laulude puhul, et kuidas need said nii suureks hitiks? No esiteks on K-pop väga suur fenomen. Seal taustal on väga palju see, et K-popi muusikamaailm on teistsugune kui meie nagu lääne muusikamaailm. K-popi maailmas on niimoodi, et kui sul on demo, siis see peab olema juba põhimõtteliselt valmis versioon. Ehk siis laulukirjutajad ja produtsendid lihvivad selle nii valmis kui võimalik, enne kui seda üldse artistidele esitatakse. Meil siin niimoodi ei ole. Sul võib olla lihtsalt mingi umbkaudne beat ja mingi ümin peal ja see on juba mingi okei, et mis sellest saab. Et nad lihvisidki selle nii lõpuni välja, kui vähegi võimalik, mida seal tuleb teha. Ma usun, et need kõrged noodid, mis seal Goldenis laudakse, ma arvan, see mängib päris suurt rolli. Jäi teil meeldiselt, mis nad siis arvasid ka? Nad olid väga üllatunud. Et kõrged noodid. Need vokaalid, mis seal on mina ei saa aru, kus üldse keegi niimoodi laulda oskab. Ja et need vokaalid on see, mis selle ikkagi nii võimsaks teeb. Need ei ole aga laulud, mis troonivad vaid edetabelite tipus. Omaette fenomeniks on saanud ka see, et need laulud on äärmiselt kummitama ajavad. Nii mõnegi lapsevanema argipäevaks on saanud see, et nende laps ümiseb mõnd filmist tuntuks saanud laulu. Kuidas teil kodus on, kui te mõtlete enda peale ja võib-olla ka, ma ei tea, sõprade ja teiste peale, et on teil palju selliseid olukordi, kus keegi neid laule ümiseb või laulab kuskil niimoodi suvalises olukorras? Sõbra juures mõnikord tean, et enda väiksemad õed laulavad neid laule. Aga te ise väga niimoodi ei laula neid, jah? Mitte enam.
oled sa siuke fänn ka, kes mingi laulab kaasa seda vaadates või mingi ümiseb neid laule niisama? ja. I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. Ma nagu väike laps, mul on nii hea meel, ma olen ruumi. Ma käisin oma väikeste õdedega reisil just ja no nemad on nagu siuke sihtgrupp, kes võiks armastada K-pop Demon Huntersit, mitte mina 26-aastasena. Ja raadios tuli nagu Golden laul, ma keerasin hääle põhja ja siis nad olid seal mingi Sydney jälle. Ma ikka palju kuulasin seda laulu ja neil oli nii suva sellest, täiesti ükskõik, aga nii kui peale tuli Sydney keeras ikka põhja, et kuulame nüüd kõike, nüüd laulame kõik kaasa. Ma ikka tarbin seda mussi, jah. Netflixil on filmil isegi eraldi versioonid kaasa laulmiseks ning kinodes hakati korraldama filmi ühisvaatamisi koos kaasa laulmisega, kus tegelikult ei piirdutud vaid laulmisega, vaid K-pop fännidele omaselt teati väga hästi ka tantsusamme. Tõenäoliselt mõtleb osa teist praegu, et see on ju mingi K-popi fännidele mõeldud lastefilm. Aga teate, tegelikkuses on tegu tunduvalt suurema fenomeniga. How could it possibly be that good? It's like the #1 movie on Netflix. It's a kids cartoon about little girls who sing. Mingi ime läbi on see film suutnud kõnetada ka väga paljusid täiskasvanuid. On neid, kes on seda vaadanud mitmeid kordi ning neid, kes on seda vaadates muutunud küllaltki emotsionaalseks. Ja kui te mõtlete, et ainult lapsed on need, kes tulihingeliselt neid lugusid kaasa laulavad ja tantse teavad, siis tegelikult on täpselt samasugune hullus tabanud ka täiskasvanuid. Anyone that tells you K-pop Demon Hunter is just for kids is lying. They're lying. Ma olen nii suur fänn. Ma olen üldse inimesena siuke, kelle hing on hästi, lapsik on võib-olla vale sõna, aga lapselik. Ma saan rõõmu hästi paljudest väikestest asjadest ja K-pop Demon Hunters kogu nagu asjana on täpselt siuke asi, mis mulle lihtsalt nii palju rõõmu toob. See muusika on seal nii hea ja ma olen lihtsalt väga suur fänn. Kui palju te tänaseks vaadanud olete seda? 7. 7 korda? Kellega te veel vaadanud olete seda? Sõpradega. Perega olete ka vaadanud? Jah. Oskad sa ka öelda, palju sa tänaseks seda vaadanud oled? Äkki mingi 3-4 korda? Midagi, nagu terve filmi, aga neid muusikavideoid või neid klippe filmidest nende lauludega palju-palju rohkem. Miks te nii palju seda näinud olete, et miks te tahate ikka jälle uuesti vaadata? Näiteks, kui see üldse tuli alguses välja, ma tahtsin niisama huvitaga vaadata, mis teistele nii väga meeldib. Järgmised korra tulid niimoodi, et keegi oli leidnud mingi, kui sa paned näiteks pooleli, sa näed kedagi seal. Neid ma otsisin taga. Räägin teile ühe tõsiselt hea loo. Unustasin ära, et mulle pidi teli ja tehnik koju tulema. Aga mul peaks siin kohe date hakkama. Ta sai kohe aru, et pole aega raisata ja oli valmis ammu enne Maria saabumist. Telijal on ikka tõsiselt asjalikud tehnikud. Kui filmi lauludel leidub hulgaliselt fänne, siis paratamatult on ka neid, kelle suust kõlab kriitikanoote. Küllaltki palju arutletakse selle üle, kas filmis kõlanud laule saab üldse K-popiks nimetada. K-popi tüdrukud ei laula isegi traditsioonilisi Korea laule. See film lihtsalt rikub Korea traditsioone ja moonutab need lääne kultuuriks. Korea inimesena olen ma väga muserdatud. See ei vääri isegi nime K-pop. See pole vähemalt 75% ulatuses koreakeelne. Nad kasutavad idamaade kultuuri vaid paremini müümiseks. Küsisin filmi kohta arvamusi ka enda jälgijatelt ning ka seal avaldas üks jälgija sarnast arvamust. Seal oli suva lääne muusika, mitte K-pop. Samas leidub aga ka neid, kes arvavad vastupidiselt, et K-pop Demon Hunters võiks olla paljudele hoopis K-pop fännluse teerajajaks. See ongi see, mis mind K-popi ja üldse Korea sisu juurde tõi. Nüüd vaatan ma K-draamasid, olen täiesti sõltuvuses kõigest, mis on seotud Stray Kidsiga. Olen nüüd rääkinud umbes 8 või 9 inimesega, kes jõudsid Demon Huntersist Stray Kidsini. Kui palju te üldse varem teadsite midagi K-pop muusikast? Kuulasite seda varem? Mitte eriti. Aga kas see film kuidagi tekitas huvi ka selle muusikastiili vastu rohkem? Mitte väga. Mul oli natukene ja siis enam ei olnud. Aga kui palju sa üldse muidu ise nagu varem siuke K-pop muusika kuulaja või fänn olid? Vähe, väga vähe. Et mul mingid laulud on playlistist, mis kuskilt ette on tulnud, aga üldiselt väga vähe. Nüüd
kõvasti rohkem. Kui K-pop muusika kohta käiv kriitika on olnud veel suhteliselt tagasihoidlik, siis kõvasti teravamaid arvamusi võib leida anime fännide seast. When we compare K-pop Demon Hunters to Demon Slayer, it's not even a competition. Demon Slayer is way better of an animated movie. K-pop Demon Huntersi puhul on esile tõstetud mõningaid sarnasusi animefilmide ja seriaalidega, kuid valdavalt pigem selle nurga alt, et anime fännide meelest jääb nende animatsioon tugevalt alla, näiteks Demon Slayeri filmile. K-pop Demon Hunters certainly deserve to be on here with its cultural impact of the last year, but besides that, there is no way that Demon Slayer or Chainsaw Man should have lost out to these nominations. Kas sa ise muidu anime vaataja oled või? Ei ole. Sest et mingi teooria on, et see K-pop Demon Hunters võiks nagu meeldida neile, kes ei ole animet näinud ja et see võiks olla nagu sissejuhatus sinna anime valdkonda. Ma saan sellest täitsa isegi aru. See K-pop Demon Hunters vist on siuke nagu just see, et võiks olla sissejuhatus animesse, aga tegelikult nad on väga eraldi maailmad. Ma kiitsin oma vennale, kes päriselt nagu vaatab animet, et K-pop Demon Hunters on nii hea ja siis ta mingi Sydney vaata midagi korralikku animet ja siis ma sain mingi nimekirja. Aga ma ei ole neid vaadanud veel. Okay. Ma vaatan ainult K-pop Demon Hunterseid. Kriitikast hoolimata kubiseb aga sotsiaalmeedia fännidest, keda see lugu liigutas. Filmi fännibaas on päris muljetavaldav. Sellele on tekkinud oma TikToki tantsud, on hakatud korraldama selle teemalisi sünnipäevasid ning riietama end filmitegelasteks. Sa tegid ka video enda YouTube'i kanalile sel teemal. Tulevase Halloweeni puhul teeme me tänases videos ennast roomiks. This is what it sounds like. Kogu nagu selle protsessi vältel, juba kui mu see idee tuli, et ma saan ju seda teha. Et jah, ma võin pushing 30 olla, aga et kui ma tahan, siis ma saan enda juuksed lillaks värvida ja ennast K-pop Demon Hunters roomiks teha ja siis ma saingi aru, et mul on täiesti vaba tahe ja siis ma tegin seda ja terve selle protsessi vältel ma olin lihtsalt nii rõõmus ja nii õnnelik ja nii elevilis, kui ma lõpuks oma juuksed nüüd patsi sain ja lillaks tegin, siis oli ka, ma räägin hästi siuke nagu lapse energia tuleb sealt välja, mis on nii tore ja see nii nagu siiras rõõm, mis mu sees oli ja see oli väga lahe. Ja Fortnite'is mul on kõik need skinnid olemas, kogu bande, jube kallis oli, aga ma ei saa, ma pidin need ära ostma. Kui on näiteks 3. või 2. klass, ma näen ikka enda koolis, kuidas nad kannavad neid mingeid särke, mida on nad kuskil poes saanud või kotte. Ühel hetkel hakati aru saama, et see kõik on kuidagi tuttav. K-pop Demon Huntersis on hakatud nägema justkui uut Frozenit, mis on tekitanud ka küsimuse, kas Disney printsesside ajastu on vaikselt lõppemas. Ja sarnasusi võib tõepoolest märgata alates peategelase Ruumi ja Elsa välimusest, kuni näiteks selliste hetkedeni Demon Huntersi filmis. Kas sa nagu näed mingeid sarnasusi seal või? Näen küll, jah, näen küll. Kuigi ma ei tea, kas ma olen nii palju K-pop Demon Hunterside kostüümis inimesi näinud. Ma Frozen ajal nägin seda kindlasti rohkem, aga võib-olla Frozeniga oli see ka lihtsalt lihtsam. Et panedki mingi blondi asja pähe sinise kleidi ja seda on nagu üks. Ja K-pop Demon Huntersid on see, et okei, kas mul on üldse nagu 2 sõprasid juurde võtta endale, et võib-olla sellepärast vähem, aga väga hea võrdlus. Kas Disney printsessid näiteks kaovad nüüd ära, sest et nad ei ole enam nii lahedad kui need K-pop Demon Huntersi tüdrukud? I usu. Kuigi hetkel leitakse, et K-pop Demon Hunters ei ole veel ületanud Frozeni globaalset tulu ja kultuurilist mõju, siis arvatakse, et see on vaid aja küsimus. Netflix astub hetkel väga sarnaseid samme ning näeb selles formaadis kõvasti suuremat potentsiaali kui vaid üks menukas film. Ka K-pop Demon Huntersil on avatud nende enda esimene pop-up pood, nagu kunagi oli Frozenil. Neil on hulgaliselt erinevaid fännitooteid Vansi ketsidest Monopoly lauamänguni ja filmile valmistatakse juba ka järge. Levib ka hüpoteese, et see seeria ei piirdu kindlasti vaid 2 osaga. Aga mis te arvate sellest, et nüüd on öeldud, et tuleb 2 osa ka sellele filmile? Ma olen päris põnevil, ootan seda. Sama. Aga ma arvan, et kui nad selle 2. osaga nagu ei jää jalgu sellele esimesele osale, et lihtne on see, et sul on esimene lihtsalt nii kõva sõna ja siis läheb põhja. Aga ma arvan ikkagi, et see algatas mingisuguse suurema asja ja ei olnud lihtsalt, et korraks jõuame tippu ja lähme edasi, vaid nad ikkagi panid oma jala, kinnitasid siia maastikule. Kokkuvõtvalt nähakse selle filmi edu saladusena üha populaarsemaks muutuva Korea kultuuri temaatika kasutamist
sõnumit, millega on lihtne samastuda ning laule, mis on lihtsalt väga head ja kaasahaaravad. Anna meile märku, milliseid mõtteid see film sinust tekitas ning vajuta seda subscribe nuppu.